aasta viimasel, kalendriaasta viimasel, eelviimasel päeval on ju tore veel kohtuda, et muuseas me alles tulime reisilt. Alles tulime reisilt, käisime Nepaalis ja Bhutanis, tõeliselt tore reis, me alles nüüd poolest detsembris jõudsime koju ja no näed, juba tahaks jälle ära. Ja seetõttu ongi see, et noh, me siis panime valmis, tegime ikkagi slaidike ka, et asi oleks ülevaatlik, et kohe ma otsin selle välja, vaatame, kus mul slaidikas on see. Nii, kadunud. Nii, ja selle me paneme siit niimoodi kokku, jätame meid Siretiga kahekesti. Ja jutt siis tuleb, millest me räägime, et ütlen kohe ära seda ka, et me oleme Siretiga otsustanud, et me üle 2 reisi naljalt aastas ei tee. See on üks tingimus, et me üle 2 reisi aastas ei tee, et ilmselt saab olema selline kevadreis ja siis sügisreis. Ja ega me naljalt ühte marsruuti ka üle... No sõltub see, kui me leiame mingisugused erilised nüansid seal. No ütleme 2 korda me maksimum teeme mingit, keegi olla mutimata veel huvitav. Kuidas see õnnestus? Hilisem juurde, mute all, paneme siis nii. Ja et kui me leiame tõesti, et meile endale midagi väga meeldis, siis me võib-olla kordame, aga teine asi on see, et tegelikult kalendrit ei ole nii palju. Kalendrit ei ole nii palju, et kui me teeme 2 reisi aastas, me teeme, eks ole, kevadreisi ja sügisreisi, siis maid, kus veel käimata on küll ja veel. No ma räägin eelkõige Aasiast, me oleme kuidagi selle Aasiaga seotud. Aga isegi Aasias meil on käimata täiesti, praegu peame läbirääkimise küll ka Jaapaniga, ka Taiwanid ja Koread ja Malaisiad ja Singapurid ja mis iganes, eks ole. Noh, ütleme ka Aasia mõttes on küll ja veel, et täna, mis me siin esitleme, et on ka on kohad, kus me veel, osad on vähemalt, kus me ise käinud ei ole, osad on, kus me oleme põgusalt käinud ja teeme teistmidi marsruuti. Aga Siret Seede, võt näe, meil on sama pidi niimoodi, näed siin, et kõik see algas 2009, ma lihtsalt meeldetuletuseks, et 2009 tekkis plaan, et käiks korra Hiinas, meil ei olnud mingit plaani saada reisikorraldajaks, see tundus kuidagi nii loogiline, Feng Shuiga tegelesime, me juba koolitasime aastast 2005, 2008 ilmus juba esimene raamat Eesti oma Feng Shui ja see tundus nagu nii loogiline, et Feng Shui pärit Hiinast ja siis peaks ju korra Hiinas ära käima, korra. Korra ja valdavalt enda õpilastest oli ju grupp aastal 2009 oktoobris, meid oli koos 27 inimest koos meiega, eks ole. See grupp kõik toimis ilusti, meil oli päris pikk reis, 18-päevane reis. Meil vist väga palju sellist nii pikki reisi teisi pole olnudki. Ma tahangi öelda, et see läksime esimest korda sinna, meie endast olime hirmus targad. Ja see kohapealsed aru, et sai nagu puuga pähe, et kõik see, mis teadsid teoreetiliselt, oli elus laivis hoopis teises kvaliteedis. Nii et kui oleks jäänud ka ainult selleks ühe korra reisiks, oleks väga-väga jama olnud. Et see, et me hakkasime hiljem tegema neid eri suudi ja eri marsruute Hiinas, et selle ainu võimalik lahendused saada taibata. Ja ma just imestangi, et nii palju asju me saame teada alles 2013. Ma olen seda kogu teadnud. Ma olen aru, kuidas seda kasutada. Mida see tähendab minu jaoks? See Guanyin ma avasin endale 2016, mäletan üles. Ma võin öelda seda, et 2018 oli meil viimane, 19 oli viimane reis Hiina ja tegelikult ma võin öelda, et me oleme 20 gruppi Hiina teinud. Igal reisil sa avastad midagi, täiesti mingi uus taipamine, uus vaade ja no nüüd kurblooline on see, et ilmselt Hiinaga on mingi paus, aga ju siis peab nii olema. Ja mina ise võtsin ka endaks niimoodi kohe, et 8 aastaks ma unustan Hiina enda jaoks ära. Kõik sellepärast, et muidu ma teen endale haiget, et ma nii väga tahaks minna, kuna ma olen saanud päris kohe hirmutavaid ja ähvardavaid kõnesid. Viimane kõne oli meil isegi jõulude ajal, kui meie sugulane helistas ja umbes, et te teete reisi Hiinad meie vaenlaste juurde ja noh, ühesõnaga see me riielda peatäie. Nii et siis pole üldse imestada siin, et inimesed on segaduses ja ei oska käituda ka olla. Ja siis ega siin pole mõtet siis läbi halli seina minna, eks ole, vaid laseme ajal kulgeda, vaatame, mis aeg toob, teeme nii kaua muid asju. Me oleme siiamaani, ega me ainult Hiinat ei ole teinud, me oleme siis aastast 2009 üle 40 grupi
noh, pooled siis peaaegu, eks ole, Hiina, aga siis me oleme enda jaoks avastanud ju Indo-Hiina, Laos, Kambodža, Vietnam, nüüd läheme Myanmarri. Me avastasime enda jaoks ju siin ka selline Gruusia ja Usbeki ja siis nüüd me oleme Nepaalis päris mitu korda, Bhutanis käinud. Tiibet, kõik täitsid Tiibetis draakonimaad. ja Tiibetis ja jõudsime ka Aafrikasse, Tansaaniasse, Zanzibaril käisime. Aga sa ei tekkinud armastust? Ei tekkinud, sinna nagu tagasi ei tõmba, aga ikkagi me olime ka vahepeal siin koroona ajal seisuas, et käisid mõtted ka läbi, et võib-olla ongi kõik, et kõik oli ju kinni, reisida ei saanud, et noh, igal asjal, millel on algus, sellel on ka lõpp, aga ei, siis me ikka tunnetasime, et me tahame ikka veel teha ja ilmselt. No praegu draakoni aasta on ju selline aasta, kus pidi kõik oma rollid elus paika panema ja läbi analüüsima, kes sa tahad olla, kuidas sa tahad ennast tunda ja mida tahad teha ja siis me võtsimegi vastu need olulised otsused, et me jätkame Aasia suunas ja 2 reisi aastas, mitte rohkem. Ja kohe mainin ka seda ära, et me oleme ametlikult, see on üks meie tegevustes ametlikult, eks ole, reisikorraldajad. Meil on kõik turismiseadusest tulenevalt tagatised ja me aruandleme Tarbijakaitseametile. See on kõik selline, noh, reeglid ja rutiin. Aga milleks meiega üldse reisida, et mis see mõte võiks olla, et ma olen siia slaidile pannud kokku nagu sellised märksõnad, millest ei saa üle ega ümber, et miks seedritega siis reisida. No üks on see, et ega see Feng Shui, see on ja jääb, eks ole, et me oleme kirjutanud praegu juba, ma ei tea, 10 raamatut ja aastast 2005 koolitanud ja see on meie elu ja eks see Feng Shui, neid jälgime, siis otsime kõigilt nendelt reisidelt. Mitte ainult Feng Shui, kuna Feng Shui on loomulik ja tasakaalus harmoonia elamine kõiksusega ja iseendaga, siis tegelikult me kõik need reisid ju analüüsime iseennast, kuidas me oleme, mida me tunneme, mis meile meeldib, mis meile meeldib, see ongi tegelikult ju Feng Shui. Ei no elu ise ongi Feng Shui, et nagu mõte on see, et pigem ma tahaks kõigile, kes veel ei tea nii hästi, mis see Feng Shui on, öelda seda, et võtaks selle pinge maha, et see ei ole religioon, see ei ole usk, eks ole, see on elamise viis, vaade elule. Tähendab, ma lihtsalt sellise lõbusa kõrvalpõike, et meil on kunagi ühed prouad registreerisid meie Hiina reisile ja siis ilmselt käisid me kodulehel, lugesid, seal oli ka märksõna Feng Shui ja siis saime kõne, kus öeldi, et ei, me teiega küll reisile ei saa tulla selleks, et me oleme tublid kristlased. Okei, et tähendab, mingit usku pööramist ei ole, et me otsimegi seda elutarkust ja kõigil nendel maadel vanades traditsioonides on seda leida, seda on palju ja Aasia, ikkagi meie süda tuksub Aasiale. Jah, praegu Hiina ei saa, aga Aasia on palju laiem kui Hiina, eks ole, siis käia mujal. Kõik see ajalugu, hästi kaugele ulatuv, jälgitav, käega katsutav, eks ole, ajalugu, kultuur, kõik see filosoofia, selline, noh, idamaade, eks ole, filosoofia, mõtlemise viis, just kõik see on nagu meid alati huvitanud. Meditsiin, selline iidset meditsiini. Ja meditsiin pole mitte ainult ravi, vaid meditsiin on ka see, et kuidas ma kasutan enda jaoks tuult, päikest, taimi, hingamist, painutamist, venitamist. No näiteks, millega me puutusime Nepaalis kokku, kui me viimati käisime, tervendavad kausid. Tervendavad ka puhtalt võid öelda, et see on nagu ka nagu siis meditsiini osa, eks ole, kuidas ennast tervendada, kuidas oma vibratsiooni, oma võnkesagedust sättida. Ja loomulikult kergelt matkata. Viimane oli küll selline tõsine matkamine, aga nii tõsist me enam ei tee. Jah, me võtsime vastu otsuse, et me nii raske või ütleme nii... Kergeid jalutuskäike. Edaspidi me kergeid jalutuskäike. Ja me tahame ise minna teine asi kahekesi. Ja kui me tahame nagu raskemalt matkata, siis me läheme kahekesti või ma ei tea, väiksema seltskonnaga, kes on teadlikud ja ettevalmistatud, et tuleb raskem. Siin nendel reisidel, millest ma edaspidi ka räägin, siin on kõik ja on tegemist sellise kerge jalutuskäiguga pigem, eks ole, pigem kergemalaadse, aga veidi füüsilist aktiivsust. Võib-olla kas või see asi, et erinevalt kodust ikkagi päevasammude arv läheb üles. Selleks, et on ju kõndimist, on ju külastamist. Ja loomulikult on hästi tähtis see seltskond, kellega me liigume, et meil on ju nende aastate jooksul, ma ei tea, üle 600 inimesega meiega reisil käinud, on neid, kes on 4, 5, 6, 7 korda käinud ja millegipärast nad tulevad taas ja ilmselt üks põhjus on seesama, et
selline tore seltskond, see on selline koos kulgemine, koos maailma avastamine ja see on tohutult oluline, eks ole, et see on nagu ma olen öelnud, et see on nagu niisugune laiendatud perereis, et keegi ei pea tundma ennast üksi, et kõik on ütleme, kaasatud. viimane reis oli vist, oli meil ikkagi pooled olid tuttavad ja pooled ikka olid uued inimesed, oli vist umbes või? Aga me sulandusime kõik Väga kokku, tuttu, jah. et seal ja loomulikult õppida on ju kogu aeg, muuseas, kes Feng Shui't teab, siis Baoguatsoonides õpetajad, abistajad, reisitsoon, miks on selline õpetajad ja reisid on ühes tsoonis, selleks, et reisimine on suurepärane õppimisviis, palju uut infot, võõrad maad, võõrad kultuurid, aga õppida ka ennast minu tundma. arust see on kõige peamisest, sest viimase reisi puhul, mida me nägime kõige enam, et inimesed said õppida just iseenda kohta, oma mingite arusaamade, hirmude võib-olla ka ja eelarvamuste kohta ja nii mõnigi tuli pärast reisi lõpus kohe rääkima sel teemal, et ohoh, ma sain enda kohta jälle uusi asju teada. Nii et vot, need on sellised märksõnad, millega peab arvestama, et miks meiega tasuks siis reisima tulla. Ja nüüd asja juurde. Kurvastusega pean nentima, et Hiina reisi me oleme sunnitud ära deleitima. Meil oli plaanis, oli 15–30 märts 25. aastal oli Hiina, kõik sellised pühad mäed ja iidsed pealinnad ja kõik jutud, aga midagi pole teha. Praegu on selline aeg, kus meedia on ikkagi inimesed ära hirmutanud ja veel kord siis pole mõtet vägisi üritada. Et Vaatame tulevikus. Need, kes praegu loobusid reisist, nemad siis kandsid raha tagasi, kes ei maksnud juba ja kes soovis ka registreeris juba ümber ennast järgmisele reisile. Nii. Oli ka neid. Ja nüüd seetõttu, et me selle Hiina reisi ära oleme sunnitud jätma, siis me tegime sellise väga kiire otsuse, et teha aprilli lõpus, aprilli lõpp, mai algus, teha üks selline Nepaali reis, just selline kevadine Nepaal, soe, mõnus. Pigem on ju see, et mina nimetan selle Nepaali reisi just osaliseks viie elemendi me jõuame kohe selleni, vaatame üldise nimega. Ja siis selle aasta, järgmise aasta, sama aasta novembris, siis Myanmari. Muuseas, Myanmariga oli täpselt sama taust aastaid tagasi. Me proovisime seda teha, oli jälle ka meedias, olid teemad üleval, sinna see jäi. Nüüd on aega mööda läinud, 7 aastat mööda läinud, nüüd proovime uuesti ja vaatame. Praegu on väga hea selges kõik. Ja siis me oleme vaadanud ka juba aastasse 26, et kus me tahame, me oleme seda piirkonda küll teinud, see Kambodža, Laos ja Vietnam, aga seekord me teeme sellise miksi, kus me kõigist nendest 3 maast ikkagi lülitame programmi meie lemmikkohad. Jah. Mis meid ennast on kõnetanud. Teeme sellise. Nagu tegime Hiinas selle juubelreisi. Nii, ja siis Jaapanisse meid rügi seal kirssida. Ja meil on Jaapaniga läbirääkimised ja meil on piisavalt aega, et neid läbirääkimisi pidada, aga siis 26. aasta oktoober-november. Pigem novembris on meil, just sellepärast me tahame Jaapanis tunda seda energiat, mis on kuldne, sume ja fantastiliselt ilus sügisenergia. Ja siis, see küsimärgiga mõttes on ikkagi kogu aeg ka Taiwan, aga kuna 2 reisi aastas, siis enne 27. aastat Taiwani jaoks ei ole kalendris ruumi. Aga Taiwan juba sellepärast, et tegelikult. Just kevadel tahame. Ja, et Taiwanis on ikkagi see põlistaoism ja kõik need teekultuur ja kõik see väga iidne traditsioon on ikkagi taandunud Taiwanile ja tahame minna seda siis otsima. Vot nii, aga vaatame nüüd täpsemalt. Nüüd on siis esimene nüüd kindel tärmin, kuna Hiina sai ära deleiditud, siis on Namaste Nepal ja see on 23. aprill, lennukipiletid on juba olemas, 23. aprill kuni 6. mai. Ja hinnast ma räägin, mul seal lõpuslaid on, eks ole, aga siin on alates kõige väiksem hind on siia kuvatud. Ja see on meil siis, mina nimetan seda 5-osaline reis, kasutame kõiki 5 elementi, tuli, maa, metall, vesi ja puu. Ja element maa on siis arhitektuur, ajalugu, kultuur, mis on hästi-hästi stabiilne, kindel, pikalt toiminud ja see käib kõik maaelemendi alla. Siis veeelemendi alla käib keha painduvus, keha liigutamine ja see on siis joogaretriit, mis kestab meil umbes 1,5 päeva. Siis on tuleelemendi all on see, et me teeme niisuguse mõnusa matka
ja seekord on matka trajektoor täiesti siis nii-öelda ära tähistatud, välja arvutatud, meid viiakse sinna mäeharjale, me käimegi tegelikult selle serva pealt, näeksime kaugeid mägesid ja näeksime kaugeid See on, külasid. mis serva peal siis see on, Katmandu oru või selle, vot ühe serva peal, et siis me näeksime mõlemale poole nii Katmandu orgu sisse, kui siis ka väljapoole, eks ole, et selline. Ja see on niisugune 1,5 päeva matkamine, tõusu on hästi vähe, kokku oli vist ainult 100 meetrit. 100 meetrit tõusu. Kõige palju langemist. Et see on rohkem nagu jalutuskäik. Ja jõuame siis Nepali kõige vanemasse budistlikusse siis templisse selle matka tulemusel. Siis puuelemendi alla käib see, et me oleme kohe paar päeva oleme looduspargis Chitwanis. Käime safaritel, loomi linde, käime ka jõe peal safaril seal paadiga ja siis õhtuti oleme kontserdil või tuuakse meelde need väiksed rahvad sealt Lõuna-Indiast, Lõuna-Nepaalist. See on minu arust väga hindude moodi, aga niimoodi. Eks need seosed seal ongi. Päris tugevad, jah. Ja mis see metallielement tähistab siis väärtuslikku kvaliteeti ja ka Nepaal on ju sündiv metallielemendi energiast, nii et see Nepali võlu ja valu, kus on siis, nagu me räägime, et taastame riigi ja tuleb jälle üks maavärisemine, maalihe ja jälle on teed kadunud ja majad kadunud, alustame jälle otsast pihta. Nii et kui me ise oleme näinud neid muutusi, mis iga aasta toimuvad. Ja hästi metalline maaga seetõttu, et seal on kõik need kulda ja karda ja ütleme sellist kullast pudasid ja katuseid ja palveveskid, suured väikesed, neid on sadade viisi, et seda metalli, et jah, vot selline 5 elemendi rist. Ma isegi ei tea, kui palju me see aasta need keerutasime palveveskid. See oli vist lugematu arv. Sadu ja sadu. Lugematu arv. Seda nii, et nagu muidu teha ei saa, ka ainult keerutavad veskid kogu aeg. Ja mis mulle väga nagu meeldib, et ma panin siia Nepali kaardi ka, et tegelikult Nepal nüüd, et saada aimu, ta on pindalalt kuskil 3 Eestit. Ta ei ole suur, aga ta on nagu 2 suurriigi embuses. Ühelt poolt on Hiina, teiselt poolt on India, eks ole. Ja vaatamata oma väiksusele ja suurtele naabritele, teda ei ole kunagi ka vallutatud, eks ole. No ta teinud kokkulepid. Jaa, aga nad on saanud kokku lepitud, eks. Ja nüüd meie siin liigume siin Katmandu orus, Patkapur, Patan, siin on Lalitpur küll, eks ole, Katmandu, Patkapur ja Patan ja siis me käime ka siis seal Chitwani looduspargis, see on siis nagu võiks öelda siis Lõuna-Nepaal, et tegelikult jah, et seal ju mägesid pole. Ja et tegelikult me jääme suhteliselt, võiks öelda, et see on selline hõlmab kogu see reis Nepali sellist keskosa, suhteliselt keskosa. Ja siin mõned pildid ka olen pannud meie varasematelt reisidelt, me oleme nüüd käinud 3 korda juba Nepaalis, Bhutanis, aga iga kord erinevad programmid, eks ole, nii et ta on ikkagi väikse erisusega ja siin on lihtsalt meie vastuvõtja on näha, muuseas tegemist on härrasmehega, kes on Eesti aukonsul Nepaalist, kohalik turismifirmade liidu juht ja tema on meie hea koostööpartner, tema oma firma siis organiseerib kõik meie vastuvõttu, meie reisi, kogu sisalduses ja siis ta isiklikult alati võtab meid vastu, siin on pandud siis need lillevannikud meile kaela ja see on niisugune tervitus, eks ole, nii. Ja siis, see oligi see sama nagu meie üks reisikaaslane esimeselt reisilt ütles, et vanad katkised majad, eks ole, aga see ongi see vanad katkised majad, mis lähevadki ka katki sellepärast, et mitte niivõrd sõjad või midagi, aga seal on need maavärinad ja siuke seismised. Aga jälle kõik laguneb ära ja nad ehitavad jälle üles kõik. Krabinal ehitatakse jälle kõik üles ja minu arust see puitarhitektuur on väga siuke just Nepaalile omane, et see hästi palju nikerdusi ja kõik selline, see on põnev ja just see kolmiklinn, see Katmandu, Patkapur ja Patan, seal me saame seda kõike uurida. Ja loomulikult tegemist on ju ikkagi selline erinevate religioonidega, seal öeldakse, et 70% on hinduism, eks ole, ja siis tuleb budism ja see on valdavalt siis Tiibeti budism. On väga segunenud päris palju. Nad ise ütlevad ka, et muuseas see hinduism ja budism on ka omavahel nii segunenud, et neid piire on nagu raske tõmmata, eks ole. Aga see ongi võib-olla asjade loomulik areng, aga me näeme seda kõike seda ja näeme Tiibeti budismile omaseid selliseid palvelippe ja palveveskeid ja siis me näeme, eks ole, need buda silmad ja sellised stuupasid asju, mis on nagu hinduismile jälle nagu rohkem omased. Ja vot siin on näha selline palveveskite teema ja ei saa ju jätta kunagi juhust kasutamata.
et keerutada neid kogu aeg, et kõik me soovid saaksid ja alati mulje, et eestlased on kõige uskmatu rahvas, aga kes peab iga selle palvehelme ära katsuma. veski, jah. Palveski ja oma hoo ära keerutama. Ära keerutama, jah. Ja neid on tõesti igas suuruses, näete, siin on ju sellised päris suured ja siin need lipud on jälle ka sihuke Tiibeti budismile väga omane, sihuke väga nutikas viis, et neid on ju mantraid täis kirjutatud ja kui tuul neid lehvitab, siis kõik need head soovid ja mantrad lähevad ju täitmisosakonda ja loomulikult me uurime seda kohalikku kultuuri ja tankasid, see on analoog siis Hiina rullmaalile või siidimaalile, siis on tankade tegemist, kuidas neid tehakse, mis nende sisu ja tähendus on. Ja ikka, ja muuseas, see oli hästi üllatav oli see, et me esimest korda me olime ju 22 kevadel, olime Nepaalis ja siis tegelikult oli hästi palju oli ju rusutas selleks, et 2015 oli Nepaalis hästi suur maavärisemine ja hästi palju oli veel taastamata. Siis nüüd, kui me käisime, oli väga palju taastatud, et nad on ikkagi väga töökad ja väga tublid, et kribinal, krabinal kõik jälle taastatakse. Ja keraamikat ja siis nagu ma mainisin, me käime alati ka seal ju selles, seal need tervendavad kausid, metallikausid, eks ole, seal workshopis ja siin on trekkingu peal nii raske, et meil ei tule, nüüd meil tuleb jalutuskäik. Nüüd tuleb tõesti vist. Meil tuleb pigem jalutuskäik, et eks ole, et jah, ma pigem ikkagi mulle meeldis see, kuidas Siret seda nagu ka jaotus, eks ole, et see ongi nagu selline 5 elemendi reis, seal ongi väga erinevad osised, et saab kultuuri ajalugu, saab veidikene jalutada, eks ole, siis saab safaritel käia looduspargis, joogat teha, eks ole, mida veel, eks ole, et tõesti selline hästi sihuke tasakaalustav reis. Ja ma ei tea, kas me nüüd, kui palju, ma väga loodan seda, et me lähme kevadel sellisel ajal, aprill on soe ja ma küsisin vastuvõtja käest, Nava käest ka, et kas rodod ei õitse enam. Ta veebruaris. Märtsis jah, niimoodi, et ta ütles, et seal, et ta kahtlustab, et olenevalt erinevad Nepaali piirkonnad, aga suure tõenäosusega rododendronid kipuvad selleks ajaks olema õitsed, aga õitsevad igast muud asjad. Jaa, aga mis on minu arust on täiesti omad nähtus on, isegi veel põnevam kui mäed on minu arust need kohalikud metsad. Mina tegin neist nii palju videofilmesid ja vaatan ja olen täiesti vaimustuses, sest need metsad olid täiesti maagilised ja võrratud. Nii. Ja vot ja nüüd olemegi jõudnud selleni, et kes veel ei tea, siis milline see meie loogika on, et me oleme kõik need aastad rakendanud selline kõik hinnas lähenemist, sellepärast, et siis on ka reisijatel mugav, nad täpselt teavad, kus nad omadega on. Kõik hinnas tähendab, et siin on viimse asjani kuni tippide ja kingitusteni välja, loomulikult viisad, lennud, bussid, hotellid, söögid, piletid, kõik jutud. Kõik sissepääsud, kõik jutud, kõik on hinnas. Ja kui nüüd inimene meiega esimest korda tuleb, siis jah, kui ta enne meiega reisinud ei ole, siis ja tuleb üksinda, siis kuna reisi loogika on ka paljuski selline, et ikkagi on igal pool 200 toad, eks ole, siis seetõttu me võtame nagu siin jagame seda riski, et äkki me alati ajame seda, et grupp saaks paarisarvuline. Me aitame omalt poolt ka otsida, et kui inimene ka nüüd üksi tuleb, eks ole. Mõni tahab ka olla üksinda ka. See on eraldi teema. Kui keegi tahab üksinda olla, siis ta maksab sellest eraldi ja siis ta saabki privaatselt olla. Aga asi on nii, et jah, kui inimene tuleb meiega esimest korda reisile, siis tema kõik hinnas on see kõige kallim hind, see 4299. Nii. Nüüd, kui see inimene leiab endale sõbra või sõbrad, teeb meie eest nii-öelda ka müügitööd ja siis me premeerime seda, siis ta saab soodsama hinnaga ja mitte ainult tema, vaid kõik need tulijad, sõber või sõbrad, kõik saavad soodsama hinnaga ja see on 4149. Sealt mis täpselt jääb nii palju raha üle, et täiesti mugavalt osta nänni ja raha jääb ülegi veel. Ja siis klubiks me nimetame nüüd neid inimesi, kes on meiega juba korduvalt reisinud, siis nemad olenemata mitmekesti nad tulevad, siis neile on see kõige soodsam hind, et nemad on meie kaasteelised
ja me oleme aastaid koos kulgenud, et ka reiside vahelisel ajal me siin Eestis ikka kohtume, et käiakse me koolitustel või üritustel ja noh, näiteks jaanuaris hakkavad ju meie Hiina uuaasta üritused ja Maoaasta tähistab. Maoaasta, minu aasta, ma saan 60, et see on väga tähtis aasta algab ja siis käivad me Hiina uuaasta üritustel ja seetõttu on neil kõige soodsam hind. Vot selline. Mis nüüd sellega on, ma tahan selle reisi puhul rõhutada, kuna see sai nüüd hästi lühikese etteteatamise ajaga nagu välja pandud ja seoses sellega, et Hiina reis sealt ära kadus, siis tegelikult meil ei ole siin pikalt aega mõelda sellega. Ehk loogika on see, et kui me 23. aprill peaks ära lendama, siis tegelikult 2 kuud enne seda, veebruar, 23. veebruar. No ütleme siuke vabariigi. 8 nädalat. Jah, vabariigi aastapäevaks siin, eks ole, siis tegelikult, siis peab olema otsused tehtud, selleks me peame lennukipiletid ära broneerima, maksma. Ja see tähendab seda, et sisuliselt on aega 2 kuud. Kui keegi küsib, kui kaua mul aega on mõelda, 2 kuud ongi aega. 2 kuud on aega mõelda, 2 kuud on aega maksta. Fakt on see, et kõik rahad peavad olema makstud, vot siis ongi see term. 1. märtsiks oligi vist nii, jah? Jah, niimoodi, et peaksid olema makstud, aga ikkagi sissemaksud kindlasti juba tehtud selleks, et rõhutan seda, me lihtsalt sellist registreerijat ei saa veel grupi liikmeks lugeda. See on esimene samm, täita ära formular ja registreeruda, aga tegelikku tahet näitab see, et kui makstakse ära, meil on see kodulehel ka igal pool kirjas, on see vähemalt 500 €, eks ole, on see esimene sissemaks. See näitab juba tõsist tahet ja siis me loeme inimese juba grupi liikmeks. Ja nüüd ülejäänud summad, siis me saame leppida kokku, eks ole, mis järjekorras arveid tahetakse ja mis juppides seda maksta tahetakse, aga tegelikult 1. märtsiks, nagu Siret ütles, eks ole, siis peaksid olema kõik summad makstud. Lennukipiletide kohta me peame juba nädal varem seal, eks ole, me peame ära ütlema numbri, jah? Ja numbri peame ära ütlema 23. veebruar, aga 1. märtsiks peaksid olema kõik summad makstud. Vot selline lugu on. Ja reisidel ikka nagu ta on 2 toad. Kui keegi tahab üksi olla, siis see on lisatasu eest. Toitlustatakse, võin öelda, päris hästi toitlustatakse. Liiga hästi, tuleb hakata rohkem liigutada. Ja siis kõigil oli kagesti see aasta plaanis, et tuleb kaalukutamise reis, et oli probleem, et ei lähe pööd kinni. Ja kuigi meil oli niimoodi, et seoses sellega, et meil oli siuke trekkingu 4 päeva ja siis käisime Bhutanis ka, siis seal igal pool oli 3 toitu, et me püüaks ikkagi nagu seal Nepali alal ikkagi läbi ajada 2 toiduga, see on hommikusi. Retriigis on 3 korda sööki ja Chitvanis on ka 3 korda päevas sööki jälle. Muidu ei jaksa loomi vaadata. Ei jaksa ära joosta jõopoest või teahriku eest. No see on, ja ma tean, kui raske on heale toidule ei öelda, aga jälle on oht, et sellest ei tule ka kaalulangetusreisi. Aga söögiga on nagu jah, kõik söök on hinnas, kui kellelgi ikka puudu jääb. Tegelikult sa võib ka väljas söömas käia, eks ole, otsida võib-olla seda eksootikat veel, näksimist, miks mitte. Aga rõhutan, selle reisiga tuleb nüüd kiiresti otsustada. No 4 on kirjas, nii et vaata. 4 on kirjas praegu, meiega koos või? Jah. Meiega koos on 4. Ütlen kohe, et tegelikult Töökissi grupi mõiste on 10 inimest. Ja alla selle me ei lähe. Alla selle, me võime minna, aga me peame kõik piletid välja ostma, lennukipiletid. Me võime minna ka 4-kest, aga siis me peame ka ülejäänud 6 piletid välja. Nii, ja, aga põhimõtteliselt asjad on reeglid väga lihtsad. 10 on miinimumgrupp, tähendab, et grupp toimuks siis 23. veebruariks peab meil vähemalt 10. Mõttega mõnus on 10 inimese grupp. On, ei, aga vähemalt 10 peaks ju olema 23. veebruar meil inimest kirjas. Maksimum, ega me üle 20 koos meiega. Ei tule. Ei aja, eks ole, ütleme, et see vahemik ongi 10 kuni maksimum 20, aga ütleme 10 seal, eks ole, ütleme 14, 15, 16, eks ole, midagi sellist on selline. See on ideaalne, 14. See on ideaalne, see toimib hästi ja kõik on väga mõnus. Nii, vot, asjad väga lihtsad selle reisiga, siuke kiire otsustamise koht on selle reisiga. Aga soovitan soojalt selleks, et see Nepal on huvitav maa. See on siuke huvitav maa. Ühtepidi ta loetakse maailma üks vaesemaid riike, aga samas ta on kuidagi siuke mõnus, siuke chill. Ta on vaeselt chill, koht või nii öelda võib, sest hakkad vaatama ümberringi. No palju puhtam kui India, eks ole. Aga ikkagi, majab on niukene. Nii, aga lähme edasi.
nüüd novembris sellel lennukipiletid saavad paika ja siis me saame kuupäevad. Umbes on teada, meil on tellitud piletid, meil on noh, see noh, täpselt see nüüd see algus ja lõpp veidikene, no ma arvan, et jaanuari esimesel nädalal ilmselt me saame juba lennukipiletid kätte, siis saavad kuupäevad paika. No Myanmari on see alati, et sinna on väga keeruline reisida, sest sinna tuleb reisida mitte. Näitan kohe, no näete, siin ongi niimoodi, et sinna sükust otselend ei ole, et seal on ikka, kui me ka Türkistit kasutame, siis ta on ikkagi ilmselt läbi Bangkoki või mis see teine variant oli? Doha oli ka või? Doha, jah. Aga see tähendab ikkagi niimoodi, et kujutage ette, et sinna jõuda, see peaks olema niimoodi, et 2 ümberistumist. üks on Istanbulis, kui me näiteks Türkissega läheme Istanbulis, siis teine lend läheb Bangkoki ja Bangkokis siis me peame veel ümber istuma ja siis me lendame Yangooni, eks ole, veel eraldi lennuga. See on Indo-Hiina paratamatus, eks ole, et sinna nagu. Nii väiksed lennujaamad. Nii väiksed lennujaamad, jah, sinna sellised otselende Türkissid ja need ei tee. Aga mõte siis on jah, minna Myanmarri ja tehagi, siin on umbes selline, et ärge neid lennukipilte siin väga vaadake, selleks, et ilmselt mingid lennud on. Mitte kõik need, aga põhimõtteliselt ma kuvan seda ringi just siin, et Yangonist me alustame ja Yangonist me lõpetame. Me teeme selline, võiks öelda siis Myanmari keskosast, teeme sellise, noh, keskosa nii ja tagasi sellise ringi. Näeme seda ajalugu, kultuuri, aga me jõuame ka India järveni. Kus me puhkame lausa mitu päeva. Just, seal on selline puhkepaus, eks ole, mis on nagu selline, inimesed ikka küsivad, et kas sellist puhkust on. Kas teie reisi puhata ka saab? Jah, et ainult raske töö. See ongi suur puhkus, kui raske töö. Nii, ja võtta, et selline, et Yangon, Pagan, Mandalay, Inle järvi ja siis tagasi, võt sellise ringi me plaanime teha. Meid on alati nagu see Myanmari minek, noh, Myanmari endine Birma, see on nagu alati huvitanud, sellepärast, et no öeldakse, et väga budistlik maa, noh, eks budismil on ka mingid omad kiiksud, et noh, see pidi olema need stuupasid, pidi seal, ma ei tea, tuhandeid olema. See on tore see ka, et ka Eesti enda siis nii-öelda need mungad on ju elanud seal ja sellega Eesti on seotud ja et me saame ka seda pidi ära käia vaatamas neid kohti, mida ka seotud on. Ja siis, noh, Yangonist alustame, see pidi olema selline suur kullatud pagood siin, eks ole, nii et väga hiilgav ja kuldne, väga metallne. Yangonist ma saan ainult pilte näidata, ma ei ole seal kunagi käinud, eks ole, mul muu kogemus puudub, aga fakt on see, et ütleme, et kuna ta selline hästi budistlik maa on olnud ja on praegugi, siis läbi ajaloo on sellist religioosseid ehitisi. No see kontsentratsioon seal nagu sellel pinnaühikul on tohutult suur ja seda kõike me nagu uurime neid templeid ja pagoode ja asju, kõiki neid, eks on nii. Ja noh. Käime ka väikese mäetipus, käime päris mitu korda vaatamas päikeseloojangut ja või päikesetõusu lausa. Mis mulle endale väga meeldib see, et on ju seda päevi, kus osame jalgsi matkad hommikul alustame ja kõnnime läbi külade. Võin öelda, seal on ka väiksed terasspõllud ja mäed, et päris ilma väga tõtta ei saa, aga kerged jalutuskäigud, et näha, kuidas kohalik rahvas elab. Kui ma bussis istun, ma ei näe ju mitte midagi. Ja mulle meeldis, et Siret kohe siin asendas sõna, et ongi, ma ei saa neid matkadeks nimetada, tegemist on jalutuskäikudega. No mäletad, kui Sapas käisime, see oli mõnus, sa käid, sa kohtad külarahvas, sa näed nende pidustusi, sa näed nende töid ja tegemisi, näed nende elu, sa hakkad tuppa sisse astuda. Ja näiteks, ja sa küll vääriliselt ei hinnanud seda, kui praegu Nepaalis giidi jalutas terve grupi meil läbi teiste inimeste elamise. Et see nagu ei läinud hästi peale. See otsetee läbi teiste inimeste aedade. Need matsid päris hirmud nägudega, kui see kogu see Eesti kaap läbi marssis sealt, on ju. Nii, et võt ja Mandalay ja siis. Vana pealinn ja uus pealinn ja. Ja nagu alati, ikkagi me otsime ka seda ajalootausta, seda kultuuritausta, käsitöö. Vaieldamatult, võt siin minu arust siin Ille järve ääres pidi olema, siin on selline Potsepa või keraamikatööstus või seal lausa külad. Seal on väga erinevaid need käsitööliike ja me käime need külades ka läbi erinevaid külad, nii et see on, me sees teekond avastamisteekond läbi mitmete väikeste külade.
kuni lõpuks jõuame siis mõnusa Inlejärveni ja, juurde. ja seal pidi olema, see on ju põlvkondade viisi seda traditsiooni, eks ole, et seal ongi niimoodi, et seda on seal näiteks seal keraamikakülas, siis seda on ju põlvkondade viisi viljeletud, eks ole, et me saame sellest. Asjaga on need Ja, ja, keraatikakülad, on need kalapüügikülad, on need paberi valmistamise külad, on need just, paberosside valmistamise ja, külad. just. Et see ongi see, mis sa käid seal vaatamas enda, kuidas üks perekond, üks küla energia elab kõik ühe töö, ühe eesmärgi nimel. Et meie arvame, et tuleb teha 1000 tööd ja kõik, igaühes peab hea olema ka veel, ideaalne oleks kõik asja osata nagu mingid väga võimsad köögimasinad. Aga see saab olema, mina nimetan seda, et see on mõnus, see on rahulik ja sel ajal on seal soe, nii et niisugune ilus. Kui soe? Ei, see on ikkagi niisugune soe üle 20 kraadi ikka. No ikkagi Ja suvi. soe, Ütleme meie Eestimaa suvi. ja see on niisugune mõnus, rahulik ja isegi näed, meiega nüüd Nepali Bhutani reisil olid küll kohati miinuskraadid, ikka päevitasin, sest päikest on ju palju. Nii et saab päevitada, saab nautida, sest novembrikuu on tegelikult ju kõige pimedam kuu ja siis saada seda mõnusat soojust, et vastu pidada, pikk talv on väga suur hea vitamiinisüst. Et see on selline just miks mul on, miks mul on tegelikult meeldinud läbi aastate, et me läheme veebruaris-märtsis kuhugi siit Eestist ära kuhugi soojemale maale ja siis me käime kuskil ütleme oktoobris-novembris jälle ja siis see tegelikult pikendab ju meie jaoks nagu seda sooja aega. Aga kui sa novembrikuus puhkad ennast täiesti välja, siis öeldakse nii, et ei teki inimesed kevadväsimust. Nii ütleb Hiina meditsiin. Ja see on alati on hästi tore on see, et kui näiteks kevadel lähed, see on nagu, meil on veel talv, aga seal on juba selline kevad. Sa uuesti kogeda. Sa saad varem kogeda, siis tuled, eks ole, Eesti ja siis tuleb Eesti kevad veel, eks ole, sa saad nagu mitu korda seda meeldivat. Aga siis selle, ütleme, sa oled suve mööda lasknud, külmas sügises ja äkki pakutakse uuesti suve, mõtle tore see on. Ja teine on see, et mis mul ka näiteks isegi need oktoobrireisid Hiina alati meeldisid, et see oli nagu selline sügise pikendamine, eks ole, aga nüüd seda enam, et kui seal Indo-Hiinas seal käiakse lausa, eks ole, novembris, eks siis nagu Siret ütles, et see on ju meil siin juba suhteliselt pime aeg, eks ole. Ja siia kõik energia seisab, isegi ütleb vanarahvas talvekuu, et midagi ei toimu, energiat magavat. Ja tegelikult tõesti on see, et kuna see reis on sellise rahuliku tempoga, mõnus, koormust ei ole, võt siin samas Inlejärve ääres me saame veel lõõgastuda, eks ole. Naudi käsitöökunsti, vaibakudumise kunsti, see on lihtsalt võrratu, see on nautimisväärne, tuleb vist raha rohkem kaasa võtta. Ja siis Inlejärve äärest me jõuame siis Yangooni tagasi ja ega siis ongi kõik, et selline ilmselt, miks nendes regioonides üldse on ka neid siselende palju kasutatakse, selleks, et tegelikult teedevõrk, teede kvaliteet, ma mõtlen autoteed, on nii kehvad, et me bussiga minnes me kaotaksime tohutult aega. Me oleme teinud need asju Vietnamis ja kus Nepaalis 280 kilti 12 tundi. 12 tundi bussis. Teate, see on päris selline, see on päris koormav elamus selline, eks ole. Tegelikult sa nägid seda aknast, seda möllu, mida sa ei näeks seal lennukis. Ja küll, aga seekord me püüame seda siis teha jagada niimoodi, et ja küll me lennukiga selle pika vahemaa katame siselennuga, aga siis kohtade peal, nagu Siret ütles, et eks ole, me käime jalutamas seal külades, nendes käsitöökodades. Üks pikem bussireis on see mingi 5 tundi umbes. Ja ma arvan, et sellest täiesti piisab, et nagu näha nagu ka bussiaknast seda elu, eks ole, saada see ülevaade, mis, kus ja kuidas. Nüüd siin hinnakujundus, täpselt sama loogika esmatulijale, kõik hinnas on 4190 €. Kui see inimene leiab sõbra või sõbrad, siis kõigile tulijatele on 4050 €, kõik hinnas ja siis klubi liikmele on 3890. Siin nüüd on oluliselt rohkem aega, aga sellegipoolest, kui te ikkagi otsustate, et te tahate tulla, andke juba täna. Grupp on avatud juba. Grupp on avatud, andke esimesel võimalusel sellest teada, nagu ma kirjeldasin, ega sellest veel ei piisa. Jah, see on selline esimene info, et täitsid ära formulari või kirjutasid meili, tahan tulla teiega reisile. Aga see veel siis ei anna seda kohta grupis. Järgmine samm siis peaks olema, me kontakteerume, me räägime läbi,
aga järgmine samm peaks olema see esimene sissemaks vähemalt 500 eurot. See näitab juba sellist tõsist soovi, et on otsustatud ja tahetakse tulla ja siis me juba lepime kokku selle maksegraafiku, et kuidas keegi tahab maksta. Me oleme hästi paindlikud, kuulame hästi, kuidas inimestele sobib, aga loogika on jälle sama, et kuskil ütleme 1,5 kuud enne minekut, et kui meil on see kuskil novembris minek, novembri keskpaik, võib-olla isegi, või no ütleme esimene pool, esimene pool, siis tegelikult oktoobri alguseks, ma pakun isegi septembri lõpp isegi peaks olema juba kõik summad makstud, et kõik see maksmine peaks mahtuma sinna vahepeale. Selleks, et seal on jälle seesama loogika, et tegelikult 60 päeva enne minekut tahab lennufirma teada, palju on grupi suurus ja siis septembris peaks olema asjad juba otsustatud kõik. Septembris peaks olema kõik nagu paigas. Et siin on nagu siis ikkagi 9 kuud aega, ütleme, jämedalt 9 kuud aega. Aga sellegipoolest ärge venitage, kui te ikkagi olete otsustanud, andke sellest võimalikult ruttu teada ja siis me saame sealt juba teha järgnevaid kokkuleppeid. Vaat selline asi. Nüüd sellega oli nüüd, eks ole, meil 25 aasta. Nüüd... See on märtsikuus siiski jääb. See on pigem märts. 26 aasta on hästi hiline uus aasta. On jah? Me peame saama ikka oma Hiina uue aasta. Aga nüüd on Kambodža, Laos, Vietnam. Jah, me oleme seda regiooni ühtepidi ja teistpidi ja kolmandat pidi läbi käinud. Aga nüüd me tegime oma sellise miksi. Ja kõigist nendest maadest me võtsime selle, mis... Pärlid, mis meid on nagu vapustanud, meid on mõjutanud, meie gruppi, meiega koos. Ja seetõttu on siis see, me võetud nii, et alustame siis, järjekordselt on pikk reis, kuna peab 2 korda ümber istuma ja läbi Bangkoki me sõdame siis Siem Reapi. Me püüame vältida nii-öelda neid pealinnu, sest pealinnad lähevad nii ühte nägu kõikide Euroopa, Ameerika linnadega täna vahet. Nii, aga siin on siis niimoodi, et jälle see Bangkok, küll see meile armsaks saab, eks ole. Lennujaam vähemalt. Ja sealt me lendame Siem Reapi. Miks Siem Reapi? Selleks, et me ei hakka üldse Phnom Penhi Kambodža pealinna minema. Me läheme Siem Reapi sellepärast, et seal on üks maailma imedest. Angkor Wat. Seal on veel ilusad kohti nii palju. Seal on see Järveküla ja mis seal kõik veel jutud, aga Angkor Wat, üks ikkagi maailma imedest, see on asi, mida tasub külastada, koht, mida tasub külastada. Seal me kogesime väga võimsaid energiat, see oli kihvt kogemus meile. Nii, ja siis me lendame Luang Prabangi. Ja see on üks väike linn Laos, mitte pealinn. Jälle väldime pealinna, Vientianni me väldime ja Luang Prabangi, selleks, et see oli nii chill. See oli see muinasjutuline, tõesti, kõige chill linn täielikult. Ja seal ei tohtinud isegi suured bussid linnast sõita, linna piirilt võtsid väiksed bussid meid peale, sellised mikrobussilaadsed asjad. Tänavad, ööturud, loodus võrratu. Rahulik, väike rahvad, mungad. Täiesti nagu elad mingis muus energias, mungad käisime muki ja siis sealt me lendame siis, kui siin on üks koski. Ja me käime siin juba sõitmas veel. Ja ümbluskonnas ka, eks ole, aga ütleme, et me väldime pealinnu, aga nüüd Hanoisse me ikkagi läheme. Me peame tagasi sõitma Hanoisse, selle pärast juba. Ja Hanoisse läheme ja nüüd on meil niimoodi, et Sapa on jätnud meile kordumatu elamuse, see on ikkagi väike rahvad, mongid, mustad mongid, terrasspõllud, mägine ala, see on see Vietnami kõige kõrgem osa, eks ole nii. Me oleme just selle, kui me näeme, kuidas pannakse maha riisi, kuidas ta mõnes koos on päris kõrge, mõnes pannakse maha, juba küll messi oli seal. Ja siis selle Halong Bay'ga see ei mahu ilmselt graafikusse, et see jääkski niimoodi, et me kordan siis, et me käime, eks ole, Siem Reapis, see on Kambodžas, selle ümbruses mitu päeva Angkor Wat, siis me lendame Luang Prabangi, eks ole, ümbrus siin Kosk ja mis siin kõik jutud, eks ole. Väiksed külad ja kookad. Ja siis läbi Hanoi me liigume Sapast tagasi Hanoist ja siis koju. Ja siis koju selleks, et Hanois saab juba otse tagasi ilma Bangkokita. Ja võt, ja sellise asja me tahame teha siis 26. aasta märts pigem, jah. Märts, et mõned pildid siin ka, võt see on, oi, näe, Kalle siin. On.
ma näen sind ka, ennast näen ka. mina ka, see ongi Angkor Vati juures, mis oli väga võimas kogemus, oli siin see, et seda Eesti grupp tahab vaielda, me tahame kogu vaielda tahame, on üks vähemalt Kambodža ja Laose reis, ma arvan, on ka Myanmaris on see ikkagi, et põlved on kaetud ja ei ole vaja küsida, miks. Kui on kaetud ja õlad peavad olema kaetud. Ma mäletan, sellega oli alati suur vaidlus, et kas ikka võib olla, et ma panen lõhkesed teksapüksid jalga, hakkab põlv paistab välja, siis see on tegelikult ende usu ju teotamine. Siret ei saanud korra Angkor Vati siin peatemplisse sisse sisse. selleks, et sellest ei piisanud, et tal see Sall rätt oli, külge jaa, see ei aidanud, jah. ja et see, aga see on hästi huvitav koht, see tundub täiesti sihuke nagu mittemaist päritolu, noh vaata sellised ehitised, asjad ja see on see Järve küla siin, eks ole, seda me ka külastasime. Ja see on juba Lomprabang, eks ole, see on, käisime munki söötmas hommikul. seal olid niisugune chill, kuidas ütlesid need selle kohta, selle riisi kohta seal need? See oli hästi tore jutt oli, et seal on nagu kolm erinevat rahvast elab kõrvuti, vietnamlased, eks ole, kambodžalased ja laod. Ja siis, et vietnamlased on hästi töökad, nemad kasvatavad riisi. Siis kambodžalased vaatavad, kuidas riis kasvab, eks ole. Aga laod kuulavad, kuidas riis kasvab. Neil hästi huvitav, neil pidi sellel rahval pidi puuduma ambitsioon näiteks rikkaks saada. Noh, sellest piisab, et ära elada, eks ole, niimoodi, et sellest piisab. Elu on chill, naudivad seda ja täpselt see tempo oli seal ka tunnetatud, kuhugi pole nagu kiire, eks ole, kõik on siuke mõnus, rahulik, kõik nagu toimib. Nii ja siis, no vot siin ongi see munkade söötmine ja siis me käisime jõe peal ka sõitmas, Koobastes käisime, seal olid ja Koobas tempel oli seal ja siis me jõuame Hanoisse, ma ei tea, eks me Hanois midagi ikkagi külastame ka, ma arvan, et me kohe, no siin on niisugune... me lähme kohe üsna ruttu. No vot Halampei jääb ilmselt välja, aga vot mongid siin, terrasspõllud ja mongid, neid me külastame, et see on kindlasti selline... See on täiesti võrratu. Ja ega siis ikka eluolu, kultuur, käsitöö, riisikasvatus, kõik see nagu huvitab meid. Ja noh, sinna on nüüd nii pikk aeg. Tavaline loogika on see, et lennukipileteid saab küsida 11 kuud enne reisi toit. See tähendab praegu seda, et tegelikult alles järgmise aasta aprillis ma hakkan alles neid lennukipileteid ajama, et siis see tähendab seda, et siis saavad alles paika kuupäevad, maksumused, summad, eks ole, kõik need asjad saavad paika, et sellega meil aega, et see on nagu selline suuremas plaanis nagu ette planeerimine. Ja siis läbirääkimised käivad Jaapan. Homme on järgmine päev, läbirääkimise päev, nii et... Ja homme meil on jälle selline läbirääkimiste päevavoor, eks ole, et me jälle täpsustame asjaolusid, mida me tahame ja Jaapaniga võtab kõik see asi aega selleks, et nad on nii teistmoodi rahvas. Aga me töötame selle nimel ja meil on piisavalt aega selleks, et kui me tahame minna november 26 aastal Jaapanisse, siis noh, meil on piisavalt aega, et kõik detailid saaksid läbi arutatud ja asi saaks omavahel tunda usaldusväärselt, see on ju jaapanlaste põhiline käitumisviis, et enne me suhelda, kui ollakse usaldusväärses suhtes. Ja, just. Aga küsige inimesed ometi midagi. Küsige, mis aasta tuleb. Puumaa aasta. Küsige Mao aasta kohta midagi, no see on nii oluline aasta. Küsige ometi. See on tema jaoks oluline. See on minu aasta, ma olen oodanud seda, ma saan 60, et ma ootan seda just, et minu aasta. Nii palju öelda. Draakoni aastal me analüüsime läbi, kes me tahame olla, kuidas tahame tunda, kuhu tahame minna. Kõik teavad, jah, kes te olete. On ju nii? Ei ütle teile naaber, kes te olete, vaid ise ütlete. Ja nüüd Mao aastal madu on tarkus, intelligentsus, inspiratsioon ja see on transformatsiooni ehk muutusaasta. Madu ajab nahka selleks, et uus nahk saaks sündida. Et uus loom ja uus energia saaks sündida, nii et see muutumisaasta. Oi, ma olen põnevil. Mis ustus tuleb nüüd siis? Minust poamadu tuleb. Aga küsige, ei taha te mitte midagi küsida. Tahate juba selle aasta ära saata, ma saan aru, ja? No okei. Aga mis seal ikka, nagu öeldud, ma panen selle filmi üles, te saate vaadata, otsustage, andke oma otsusest teada
hea meelega vastame kõigile veel võimalikele küsimustele. Meie praegu enne ära kuhugi ei lähe, kui loodame, et siis alles, eks ole, siis kui me Nepaali läheme uuesti aprilli lõpp. Aga sinnamaani on kõik küsimused on teretulnud. Tulge Hiina uue aasta üritustele. See on muuseas kohustuslik sel aastal. See on see rangelt vabatahtlik eesti keeles. Jah, okei. Vaadake, need üritused on ka kõik väljas juba, et igaüks saab valida talle sobiliku ja nii, et vot selline lugu, aga kui te midagi ei küsi, siis ma tahan soovida teile selle kalendriaasta lõppu rahulikku, võtke uus aasta vastu, maa-aastat võtame pärast koos vastu jaanuari lõpus. Ja ma arvan, kõik ilusad ja kui saatus tahab, siis reisime koos, on ju? Mitte saatus tahab, me reisime koos. Me reisime koos. Pole kuhu, me reisime ikka koos. Eks me, kevadel me teeme kindlasti bussiekskursioone ka jälle, et vaadake ka neid. Jaa. Meie pensionile veel ei lähe. Okei. Aga kena, kui te midagi ei küsi, siis mina lõpetan, ma login teid välja kõikide ja aegade. Tšau. Kõik ilusat teile. Ilusat teile ka.